Mis te üldse teete siin? Õpime esmaabi. Nii, täpsemalt. Seda lihtsalt kutsuski, et kuidas esmaabi anda, kuidas tunda abivajajat ja rohkem nagu just julgustada neid inimesi abi andma ja olla julged nagu sekkuma nii-öelda, kui on olukord. Teooria on vaheldumisi seostega nagu praktikaga. Et esimesel päeval me nagu õppisime teoreetilist osa ja siis me harjutasime läbi just selliseid nagu harjutusi näiteks, kuidas inimest külili keerata, millised on šokiasendid, kuidas eeldustada. Et see etapp toimus nagu eilse päeva jooksul ja täna siis, mis nagu esmaabiõpet nagu hästi palju edasi meil arendab Kaitseliidus on situatsioonõpped, mis annab õpilastele võimaluse kõik õpitud kokku võtta ja seda praktiseerida nii-öelda mängitud ohutuse olukorras, kus inimestel tegelikult reaalselt midagi ei ole, vaid on krimm peal ja nad saavad selle esimese emotsioonid kätte. Üritus on läinud siiamaani hästi ja osalejaid on palju ja ma usun, et osalejad on saanud ka päris hea nädalavahetuse ja omale hulgim teadmisi. Sellist õpet vaja on? Kuna tegemist on Naiskodukaitse baasväljaõppe mooduliga ja on tegemist esmaabiga, siis esmaabi peaks iga Kaitseliidus olev liige teadma suhteliselt palju. Et oleks ootanud natuke suuremat osavõttu, isegi ka nende poolt, kes siis on nagu varem läbinud, et aastal 3-4 tagasi läbinud inimesed võiks tulla uuesti ja meelde tuletada teatud situatsioone, asju ja teadmisi. Kõige viimane nüüd, et teine õnnetus oli köögis kodune õnnetus, kus meesterahvas siis pereisa natuke napsune oli läinud elektriühtmete kallale või pistikupesa juurde, kes oli saanud elektripõletust. Siis oli tütar peale tõmbanud kuuma vee ja ema oli siis ära minestanud. Ja siis selle ülesande kombo, kus nad pidid selle lahendama. Praegu malevas väga hull see seisukord ei ole, aga ongi just küsimus selles, et need, kes on varem käinud, et ka nemad peaksid nagu meelde tuletuseks käima iga 2-3 aasta tagant uuesti, et seda kõike nagu meelde tuletada, et see kipub lihtsalt meelest ära minema, kui asjaga otseselt igapäevaselt ei tegele. Nagu Piret ütles, see oleks tore olnud. See, kas ta nüüd püsti tõsta sinna ekraani alla, see on nagu omaette küsimus. Köögis seal kapis oli potti küll, kuhu võtti sisse lasta ja tema käsi sinna potti pihta. Seda oleks saanud teha küll ka selles samas köögis, kus me praegu olime. Siis, mis mulle meeldis, oli see, et siis, kui ta siin köhima hakkasin minema, nagu öeldakse paha hakkas, et siis teda ei tõmmatud mitte selili, vaid pandi ta külile, et see oli väga ideaalne. Et ta oma joobes olekus üritas seal köhima hakata, joksema hakata. Et see oli nagu ideaalne, et ta tõmmati lihtsalt sinna külile. See oli nagu väga hea, see oli väga meeldiv.